sa mind võtsid pesta, küll korja pünises, et ennast vangiks andsid, see vabastab mind nüüd, mu karistuse kandsid ja minu pattusid, ka minu pattusid. Heida see vabaks lastu, eal ennast siduda, ent kurjale sean vastu, kui tuleb kiusama. Neid paeluma ei taha, mis sulle vaeva teid, ja löögu patmust maha, sest sind ma vangis näin, sind Jeesus vangis näin. Tõuse Kristuse kogudus kuulama Jumala sõna. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda. Kustuta mu üleastumised oma rohke halastuse pärast. Oleme pattu teinud üksnes sinu vastu, seda, mis on paha sinu silmis. Issand, ava mu hooled, et mu suu sinu kiitust kuulutaks. Nõnda ütleb Issand, vaadake ja nähke, on olemas valu, minu valu sarnast, mis mulle on tehtud ja millega Jumal mind on mõelnud oma tulise vihapäeval. Miks oled sa mind maha jätnud, minu Jumal? Vaata, see on Jumala talv, kes kannab ära maailma kodu. Olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Issand pole oma enese Pojalegi armu andnud, vaid on tema meie kõikide ees loovutanud. Issand, olgu teiega.
issand Jeesus Kristus, sa kõige kõrgema poeg, tänu olgu sinule igavesti, et sina meie eest oled surnud. aita, et me sinu valatud vere läbi pattudest lunastatud ja sinu ristisurma läbi igavesest surmast päästetud sinu taevariigist osa saame, kus sina isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesti. Aamen, aamen. Mu Jumal, miks sa mind maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta ja öösel, kuid ei leia enesele rahu. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad purevad mu käsi ja jalgu. Ma võin lugeda kõiki oma luid, nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Aga sina, issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta mulle appi. Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele, keset kogudust ma tahan kiita sind, sest issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Tulevane sugu teenib teda, issandast jutustatakse tulevasele põlvele. Nad tulevad ja kuulutavad tema õigust sündivatele rahvastele, et tema on seda teinud. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Mu Jumal, sinu peale ma loodan.
Ja kogu nende hulk tõusis püsti ning viis Jeesuse Pilaatuse juurde. Ja nad hakkasid tema peale kaebama. Me oleme leidnud, et tema ahvatleb meie rahvast eksiteele. Ta keelab anda keisrile pearaha ja väidab enda kuningas Messia olevat. Pilaatus küsis Jeesuselt, kas sina oled juutide kuningas? Tema lausus talle vastates, need on sinu sõnad. Pilaatus ütles ülempreestritele ja rahva hulgale, ma ei leia sellel inimesel mingit süüd. Nemad aga ajasid peale, üteldes, tema ässitab rahvast, õpetades rahvast kogu Juudamaal, alates Galileast kuni siiani. Seda kuuldes küsis Pilaatus, kas see inimene on galilealane? Ja kui ta sai teada, et Jeesus on Herodesse meelevalla alt, saatis ta tema Herodesse juurde, kes ka ise oli neil päevil Jeruusalemmas. Aga Herodes sai Jeesust nähes väga rõõmsaks, sest ta oli juba ammugi tahtnud teda näha, kuna ta oli temast kuulnud. Samuti lootis ta näha mõnda imetähte, mida ta teeb. Ta küsitles teda paljudes asjades, aga Jeesus ei vastanud talle midagi. Ent ülempreestrid ja kirjatundjad seisid seal juures ja kaebasid ägedalt ta peale. Kui siis ka Herodes oma sõduritega oli teda halvustanud ja teotanud, heitis ta talle ülle särava rõiva ja saatis tagasi Pilaatuse juurde. Aga sel samal päeval said Pilaatus ja Herodes omavahel sõpradeks, kuna enne seda olid nad olnud teineteisega vaenus. Nüüd võttis Pilaatus Jeesuse ja laskis teda piitsutada ja sõdurid punusid kibuvitstest pärja ning panid selle talle pähe ja purpurmantli selga ning tulid tema juurde ja ütlesid, tervist, juutide kuningas, ja andsid talle kõrvakiile. Ja Pilaatus läks taas välja ja ütles neile, vaata, ma toon ta teile välja, et te saaksite aru, mina ei leia temal mingit süüd. Siis tuli Jeesus välja, kandes kibuvitsa pärga ja purpurmantlit.
Ja Pilaatus ütles neile, en näe inimest. Kui nüüd ülempreestrid ja sulased teda nägid, hüüdsid nad, löö risti, löö risti. Pilaatus ütles neile, võtke teie ta ja lööge ise risti, sest mina ei leia temal süüd. Juudid vastasid talle, meil on seadus ja seaduse järgi peab ta surema, sest ta on tõstnud ennast Jumala pojaks. Seda sõna kuuldes kartis Pilaatus veel enam ja ta läks jälle kohtukotta ja küsis Jeesuselt, kust sina oled? Aga Jeesus ei andnud talle vastust. Siis ütles Pilaatus talle, kas sa ei räägi minuga? Kas sa ei tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja mul on meelevald sind risti lüüa? Jeesus vastas, sinul ei ole mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülevalt. Seepärast on suurem patt sellel, kes minu on andnud sinu kätte. Sellest alates otsis Pilaatus võimalust teda vabaks lasta, aga juudid hüüdsid, kui sa tema vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber. Igaüks, kes tõstab enese kuningaks, hakkab vastu keisrile. Kui nüüd Pilaatus neid sõnu kuulis, tõi ta Jeesuse välja ja istus kohtujärjele paika, mida hüütakse kivipõrandaks, heebrea keeles aga kabataks. Aga oli paasapühade valmistuspäev, umbes keskpäev, ja ta ütles juutidele, ennäe, teie kuningas. Need aga hüüdsid nüüd, vii ära, löö risti. Pilaatus ütles neile, kas ma pean teie kuninga risti lööma? Ülempreestrid vastasid, meil ei ole kuningat, vaid on keiser. Siis andis Pilaatus
Jeesuse nende kätte risti lüüa. Nad võtsid nüüd Jeesuse ja ta läks välja, kandes ise oma risti pealuu asemeks hüütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse Golgataks. Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest, kes oli maalt linna tulemas ja panid risti tema selga, et ta kannaks seda Jeesuse järel. Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes: Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi pärast ja oma laste pärast. Sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse: õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele: langege meie peale, ja küngastele: katke meid. Sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga, aga ka 2 muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad tõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles: Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle: teisi on ta päästnud, päästku iseennast, kui ta on see äravalitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äätikat. Küreene Simon võttis risti kanda veel, Jeruusalemma
Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust. Eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda. Karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt. Aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Seal seisis äätikat täis anum. Nad torkasid nüüd äätikaga immutatud käsna iisopi roo otsa ja ulatasid selle tema suu juurde. Kui nüüd Jeesus oli võtnud äätikat, ütles ta, see on lõpetatud ja langetanud pea, heitis hinge. Ja Jeesus hüüdis valju häälega, Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Ja kogu rahva hulk, kes oli tulnud seda pealt vaatama, lõi sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi. Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks ja maa värises ja kaljud murdusid ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid. Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maa värisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid, tõesti, see on Jumala poeg. Maksud vaeva
aga kõik, kes Jeesust tundsid, olid jäänud seisma eemale, samuti naised, kes olid käinud temaga kaasas Galilea maalt alates. Ja nad nägid seda. Ja vaata, Juuda linnast Arimaatiast pärit Joosepi nimeline suurkohtu nõunik, kes oli hea ja õiglane mees, kes ei olnud leppinud nende otsusse ega teoga ja kes ootas Jumala riiki, läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud. Ja see oli pühade valmistumispäev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri. Ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. Me palvetame. Armas taevane Isa, sina näed meid kõiki ja tunned meid. Sina näed ka seda praegust olukorda, milles me kõik viibime. Ole meie ligi ka nendel pühadel. Sellel päeval, kui meenutame meie Issanda surma. Issand, sina oled oma elu andnud meie kõikide eest, et meie võiksime pääseda, et võiksime oma taevast Isa tunda ja kogeda täielikult tema armu ja armastust. Issand, vaata oma armuga kõigi nende peale, kes on haiged ja vaevas. Issand, sina võid parandada igat haigust ja tõve. Kui see on sinu tahtmine, lase haigetel jälle terveks saada. Ole kõigi nende ligi, kes on kaotanud selle haiguse läbi oma armsad lähedased. Ole kõigi nende ligi, kes leinavad oma armsaid lahkunuid ja nendest puudust tunnevad. Issand, ole ligi kõigile meditsiinitöötajatele, nii nendele, kes võitlevad selle viirusega, kui ka kõigile teistele. Issand, aita neil kanda selle vaeva ja töö raskust. Issand, ole kogu meie kiriku ligi, varja kõiki kogudusi, vaimulikke ja töötegijaid.
ole ligi kogu meie Eestimaale ja rahvale. Õnnista meie presidenti ja valitsust. Anna neile tarku ja häid nõuandjaid, et meie maal võiks valitseda ikka õiglus ja rahu. Ole ligi kõigile, kes sinu peale loodavad. Issand, sinu kätte palume kõik meie elud, meie tööd ja toimetused. Igal pool, üle kogu, terve meie maa. Issand, lase meil kogeda sinu lähedust ja sind paremini tundma õppida. Issand, ole meie juures igavesest ajast igavesti. Aamen. Oh Jeesus Krist, oh kole mind, oh kole mind. Ma tahan ikka kiita sind. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik, tulgu sinu tahtmine, sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele, ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära korjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Ma palves seisan sinu ees, mu armuline vahemees. Sa nendegi eest palusid, kes risti peal sind piinasid. Mu ees siis palun kosta sa, et patust puhtaks saaksin ma. Kes võib nende peale süüd tõsta, kes on Jumala ära valitud? Jumal on see, kes õigeks teeb. Ustav Jumal, alastaja taevani sa, sina oled oma ainusündinud poja risti surma andnud, et meid võiks tema läbi õigeks mõista. Me täname sind südamest, et tohime sinu palge ette astuda, sinu püha sõna kuulda ja kindla lootusega paluda ning sinu armu vastu võtta, kes sa pojaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesti.
issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. issand, lask oma pole paista sinu peale ja olgu sulle armuline. issand, tõstu oma pole sinu üle ja andku sulle kuid heale kõik vastu võtta.